mis häid uudiseid sa oled kuulnud täna? Töötajatel läheb hästi, see on päris hästi. See on Tublid olete. Keegi ei ole meid veel maha jätnud, me ei ole kedagi maha jätnud. Ma olen oma naisega koos veel, see on teine väga suur positiivne uudis. Ma saan veel siin baari ruumides käia, mis on kolmas väga positiivne uudis. Päikest paistab. Ma ei ole pidanud veel tegema restorani tarvikute Facebooki kuppi ühtegi postitust müües. Kusjuures ma nägin, et täna nägin juba, et tuleb mingi külm lette ja mingisuguseid piimaneid pinchereid ja... Werner Vokk juba müüb oma külmkappi seal kuskil ja... Werner, mida sa müüd seal? Aga pudelikokteilid tulevad välja ja need, mis ei ole veel pudelis, tulevad eraldi osadena, mis saab lihtsalt kokku valada. Iga asjaga tulevad värsked asjad kaasa. Iga joogiga tuleb jää kaasa. Hoshinsaki jää, kuubik, pakendatud. Selge, vakendatud, väga ilus. Tuleb, toome ise sulle, saad kohe joogi kokku valada. Ja kindlasti saab nii kaua, kui meil praegu neid jätkub, see on kõikide ägedate esimeste tellijate jaoks, igaüks saab meie ägedat koti kaasa. Ja riidest kott. Tikke, mis sütivad sama eredalt kui meie leek iga kord, kui me siit uksest sisse astume. Ja veel plaanidest rääkides ilmselt proovime käima panna veebidegustatsioone. Ehk siis näiteks saab teatud hinnaga osta 5 või 6 korda 3 centiliitrit viskit näiteks või meskallit näiteks või mingit muid agaavipiiritusi näiteks. Ja siis Kristo toob neid sulle kohale ja keegi kiilokas teeb webinari. Tänapäeval pidavad ülimoodne asja olema, et kõik passivad kodudes oma kaameratega ja otse peldikust või vannitoast tulevad super blogid ja saated välja. Otse loomulikult Kaifi toimkond ühineb sellega, aga naljad kõrvale saab kõik koos viskit või meskalli või muud kanget maitsta, arutada selle üle kõik koos ja kõik siis 100% kontaktivabalt. Kontakteerud ainult oma, tahtsin öelda sulle, aga las see jääb. Mida Ühesõnaga tellige kõik, aidake kaasa, me aitame ka nii palju omalt poolt teisi, kui me saame. Et kui kellelgi on soov mingit jooki endale koju tellida, siis otsige meid üles, me proovime igale poole selle lingi üles panna. Tellige endale mingid jooke, proovige, andke tagasisidet, soovitage, mida te tahate. Ja me üritame nii kaua uue reaalsusega oota, meil oli Bolt. Bolt ei tule praegu. Colt. Meie olema. Colt. Colt nagu püstol, seega. Nii kõvasti. Et vahtu läheks. Ma juba hakkasin muretsema, et äkki inimesed ei saagi teada, kuidas meie kaasa pakutud saur hakkab välja nägema. Seda võiks proovida tegelikult. Okei. Huvitav, väga huvitav. Sest teine asi on see, et kui sa paned selle muna sinna sisse ja seal on sidrunimahl, siis ta nii ju hakkab, kui ta seisab seal, siis ta ju tükkimine hakkab. Ja ma ei paneks muna sisse, ma paneks eraldi ja kuuled ette, tellid koktaili, tuleb sellises ilusas pudelis ja isegi kui see on saue, siis kõrval on tops otimunadega
paned otimuna pudeli sisse, paned näppu peale, desinfitseerid ennem eelkõige ja siis raputad korralikult läbi, tekib see emulsifikatsioon. Mis asi? Emulsitikas. Ja siis sa võid oma sauri välja kallata jää peale näiteks. Või ilma jääta kupeesse või martiini pokaali. Võib isegi töödata, ma arvan. Seega. Keegi kutsus mind Kai Fulleriks. Kai Fuller või? Jah. Võisin joogid koju, siis ütles Kai Fuller. Hashtag Kai Fuller. Fuller, Kai Fuller. Aga väga tore. Ja pusasid on veel ainult loetud arv. Et kui keegi tahab, siis me esialgu pusasid kindlasti juurde ei võta. Võib-olla vaatame mingite suviste asjade poole. Et kui keegi veel soovib, siis seda disaini pusasid saab veel nii palju kui saab. Suvised asjad tundub olevat mingisugused leiva küpsetamiskitid on ju ja mingi külvimisasjad ja graveeritud grillvardad. Ja mida iganes sul veel vaja läheb siis, kui sul plekki ei ole, aga tahaks ikka midagi head. Jesus, kui smart! Ja siin me oleme niimoodi, me genereerime asju välja iga päev. Jaa. Mis veel, oleme mõelnud ka sellest, et kindlasti, kui meil on esimesed proovid meie e-poega tehtud, siis antud juhul teeme ka mingit jaga ja võida asja ja oh my fucking god. Neid asju tuleb päris palju vingeid. Kastidega hakkame Cosmopolitani jagama laiali. Alates kokteilidest kuni siis meie suurepärase kokteili. Duoni. Suurepärane duo tuleb ainult nahkpõlledega teie kodukööki ja valmistab teile personaalselt 3 porgandi Tom Collinsit. Seda siis ilmselt peale 1. maid või siis full on enne mais me peame tööd hakkama tegema jälle. Tuleb mingisugune speakeasy nahkpõllede lahendus on ju. Hiilime sinna kööki niimoodi. Ja, nii et alates kokteilidest kuni siis meie kokteili haagiseni välja tuleb häid pakkumisi, sest ma ei tea, me ise usume, et see kõik on ainult ajutiselt ja perse küll me hakkama saame, come on. Crowdfunding tuleb ka mingi hetk ja sellega tulevad fucking ägedad asjad, millel tasub silma peal hoida. Et seal on mõningad paketid, mis võib-olla ei ole 10 eurot, aga päris coolid pakkumised, kui sinna investeerida, siis saab terve aasta nautida erinevaid asju. Oh yeah! Oi! Palju kell on? Lollid, 9:30. Akut on 18%. Kas tund aega teed teha? Kas sa rääkisid endast või arvutist, et sul on akut 18%? Arvutina rohkem kui mul on juba kriitiline. Ühesõnaga. Näeme. Nii palju siis tänastest Skype'i uudistest. Hoiame siis everybody stick together. Nii kõrvoni. Stick together, ärge kätest kinni hoidke. Ja meie vahel on täpselt peske silmi, peske käsi, raseerige tagumikku ja loodetavasti libiseme meie lakitud põrandatel juba varsti. Musi! Unustasime tervitada. Keda me tahtsime tervitada?
Butterfly Boysid tundusid olevat väga meeleolukad. Whisper Sister. Whisper Sisters. Proovime teile oma pudelimüügiga järgi jõuda. Olete meile suureks eeskujuks olnud. Sigmund Freud. Vaprad mehed. Vaprad mehed. Tahaks seda karamelliviina juba. Šampussiga karamelliviina. Ja Päretu meeskond. Ja... Kas ülejäänud, keda me ei maininud pärast andnud molli meile või ütlevad, et me oleme munnid või? Kindlasti. Aga see on okei. So what? Mitte pahad tahtlikult, lihtsalt jaa. Ma tean, et nagu need inimesed, keda me nimetasime praegu strugglevad täpselt samamoodi nagu meie. Ja oma maja rahvas. Loore. Õnneks saab Loores veel lõunat söömas käia, nii et jumal tänatud. Kampai. Kai kunstikeskuse tüdrukud on kadunud. Ma juba otsin natuke aega, kedagi ei ole. Ja siin me chillime, päevad läbi. Kuulame mussi, teeme tööd, pudeldame, paneme veebipoodi üles. Teeme vlogi. Oh yeah, teeme vlogi. Proovime normaalsed olla. Majja nii kaugel veel. Tead mida? Inimesed hakkasid küsima minu käest dissidendi kohta. Et mingi speak easy, bla bla bla, märke särke. Mul on 2 korda küsitud, et kas sa saab teha salajast terapidu. Ei saa. Ei. Me oleme normaalsed inimesed, isegi meie vahel on meeter praegu. Nii et olgem mõistlikud.